Tšau, kallid peregrupi liikmed, aitäh jätkuva toetuse eest. Loodan, et kasutate ka Kuutaro äppi, kuutaro369.ee, kõik on täiesti tasuta. No seal on mingi premium versioon ka, aga see ei ole nii oluline. Enamus asju saab teha tasuta, saate arvutada välja kõik enda numbrid, enda tähendused, tähtkujud, nimenumbrid, nii edasi. Aga vaatame üle, mida toob lähitulevik kõigile 12 tähtkujule. Tšau kõikidele jääradele ning vaatame siis, mis on tulemas teile lähitulevikus, mis on tulemas siit jäärale, lähitulevik jäärale, mis on tulemas jäärale lähitulevikus, mis on tulemas jäärale lähitulevikus. Üks kaart veel lõpetuseks ja põrandaledal läheb ja võtame siit need kaardid. Esimese kaardina muidugi oli siin kohe teil väljas müntide 4, mis mulle tundus kohe nagu sellise energiana, mis üritab siis võib-olla hetkel jäärad öelda teile, et te peaksite natukene rahaasjadega ettevaatlikum olema või rohkem kokku hoidma. Et liigselt palju võib-olla ei tasu siin laristada, ei tasu liigselt palju rahaasju usaldada teistele isikutele, aga üldplaanis see kaart ütleb, et kui te oskate enda rahaasjadega nagu korrektselt ümber käia, siis tegelikult on siin stabiilne ja turvaline energia olemas. Lihtsalt ta natukene hoiatab mingite petturite ja varguste ja sükeste mingite probleemide eest. Samas teise kaardina on kohe teil siin väljas karikate 3, mis on meeletult hea süke sõprussidemete kaart ja pidustuste tähistamiste kaart. Võib-olla siin ongi see, et ütleb, et ärge siin sõpradega pidutsedes nagu liiale minge rahaliselt. Aga muidu karikate 3 väga hea siuke nagu inimestega suhtluse ja energiakaart, aga ta võib ka siis öelda, et võite tutvuda mingite uute huvitavate inimestega mingite pidustuste käigus. Ma ei tea siis, mis pidustused need täpselt teie jaoks on või mingi sündmus siin nagu justkui on, kellelgi võib olla ka tatoveering. Samas kolmanda kaardina on siit tulemas teile müntide rüütel ja müntide rüütel võib olla kindlasti austaja kaart. Rüütlid ei ole alati austaja kaardid, eks ju, et võib ta teie enda energiat ka tähendada. Siis sellisel juhul tähendab see seda, et ehitate ennast üles või keegi ehitab siin ennast nagu üles. Müntide rüütel on kõige aeglasem rüütel, aga ta on samas kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ehk igal juhul peaks see kaart tähendama nagu arenguid, eriti siis materiaalseid arenguid. Samas kui materiaalsed asjad arenevad, siis peategi natukene olema ettevaatlik, kes teile nagu ligi hakkavad, keegi võib seal olla kasu peale väljas. Muidugi, kui see on austaja kaart, see müntide rüütel, eks ju, siis tähendab seda, et see, et inimene teie suunas liiguks, võib natukene oodatust kauem aega võtta, aga see võib juhtuda mingite pidustuste või tähistamiste käigus. Igal juhul positiivne energia, 2 münti on olemas, see raha energia. Ja tuleb siit midagi uut, sellepärast et teine rida jäära jaoks alustab siis narrikaardiga ja narrikaart on kõige esimene kaart pakis, mis tähendabki siis alati uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, hästi sükest kerget energiat. See vooluga kaasa minemine muidugi, eks ju, et ta seisab siin kalju serva peal, et see kaart samas ka natukene hoiatab, et ärge liiga uljaks minge, et tasub siin ikkagi ümbruses tähele panna, mis toimub, et see kaart nagu ütleb, et kui te olete piisavalt nagu tähelepanelik ja ei tee siin mingeid siukseid võib-olla liiga mõtlematuid otsuseid, siis tegelikult peaks kõik olema hästi ja peaks siin tulema mingid uued võimalused ja olukorrad, eks ju. Samas nüüd eelviimase kaardina on siin väljas ka ülempreestrinna, mis on siis hästi siukse tugeva spirituaalse nagu energiaga, et see tähendab kõige rohkem nagu siukest eneseavastust või millegi avastust. Et ma ei tea, kas te siin avastate iseennast või enda mingeid spirituaalseid võimeid või mingit taju, kellelgi võib siin olla väga hea mingi spirituaalne nagu taju. See on ka siuke tarolugeja energiakaart, võib-olla on keegi siin tarolugeja, teete ise taro või väga hästi taro need kaardi lugemised resoneeruvad, ei pea üldse minu lugemised olema, eks ju, aga keegi siin on mingit avastust tegemas. See on natukene siuke nutikuse ja salakavaluse kaart ka, et siin olge nagu ettevaatlik selle müntide 4-ga, aga samas mulle ei tundu, et siin oleks nagu väga siuke negatiivne energia, sest ülempreestrinna on ikkagi siuke spirituaalnais tugeva energiaga kaart.
võite siis midagi teada ka saada, samas see uus algus, eks ju, tänu mingile spirituaalsele ärkamisele võib kellelgi olla siin elus mingi uus algus. Ja opa, viimase kaardina on jäärale tulnud välja sauade äss. Ja noh, ässa kaardid on alati ühed võimekamad kaardid, sauade äss on sihuke edukuse ja saavutuse kaart ja kõige rohkem siis ka sihuke enesekindluse kaart, muidugi väga tugev ka seksuaalenergia, aga ma ei näe siin lugemises midagi halba sellel seksuaalenergial, et ei ole siin mingit kuradikaarti lisaks väljas. Et tähendab saavutust, et ma ei tea, jäärad, mida te siin hetkel toimetamas olete, rahaasjadega natukene peate olema nagu ettevaatlik, peate kas iseennast tasakesi üles ehitama või ehitab keegi teie olukorras ennast üles, et siis teie suunas tulla, on siin mingi austaja võimalus ka, mingi tähistamine, uued võimalused, eks ju, aga olge siis piisavalt tähelepanelik ja võite teha siin siis hästi suuri eneseavastusi ja see võib tuua siis mingi meeletu edukuse selle sauade ässaga. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti külastage siis ka Kuutaro kodulehte, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele ja vaatame siis üle, mida on see lähitulevik toomas teile ja mis on tulemas sõnnidele. Hopsti, lendas siit kiirelt üks kaart laua alla. Opa, no siit tuleb midagi huvitavat ja okei, võtame siit 2 või 3 kaarti veel. 2 kaarti vist veel sõnnile, mis on tulemas lähitulevikus sõnnile. Sõnni tähtkuju lähitulevik, sõnni tähtkujule lähitulevik. Väga huvitavaks läheb siin see asi, mis siin maas oli. Ahaa, okei, no need olid esimesed 2 välja tulevat nagu kaarti praktiliselt. Esimese kaardina siis kohe laualt lendas maha mõõkade 6. Mõõkade 6 muidugi räägib siis mingist uuest algusest ja uue alguse poole liikumisest, aga ta on sihuke ka raskuste ületamise ja seljatamise kaart. Et ta ei ole kõige nagu meeldivam energia, aga samas ta ütleb, et kõige hullem on nagu selja taga. Ja see kaart pigem soovitab siis nagu suhtuda positiivselt enda hetke olukorda ja tegutseda edasi mingi uue eesmärgi nimel. Et mitte jääda kinni mingitesse negatiivsetesse mineviku mälestustesse ja võib see siis olla seotud mingite kolmandate osapooltega sõnnid, sellepärast et mõõkade 3 on kolmandate osapoolte nagu kaart ja tähendab sihukest südamevalu või pettumist, et see võib olla petmise, valetamise kaart, eks ju. Noh, kolmandad osapooled ei pea alati tähendama kolmandaid isikuid, see võib ka tähendada segavaid faktoreid, sõprussidemed võivad segada töösuhteid ja armastussuhteid ja ka töösuhted võivad sõprussidemeid ja armastussuhteid noh, seal on segamini kõik, eks ju, et mingi võimalus on siin, et miski hakkas midagi segama, aga kindlasti võib ka tähendada minevikus siis mingit petmist nii-öelda suhtealaselt siis. Et võimalusi seal nagu on ja ei ole just kõige kergem energia, aga samas jällegi ma ütlen, et kaardid tegelikult ütlevad, et kõige hullem on selja taga. Nüüd aga 3. kaardina on siin välja anda sauade emand, mis on siis kõige võimekam sihuke nagu emanda kaart taro pakis, vähemalt minu arust, sest ta näitab sihukest enesekindlust, edukust, võidukust, saavutust. See on aktiivne, loov ja kirglik inimene. Sauad võivad tähendada ka head välimust või sihukest sportlikkust, muidugi samas ka tugevat seksuaalenergiat. Et siin peab ka natukene selle kaardiga nüüd olema ettevaatlik, et keegi ei tuleks teie poole ainult sihukese seksuaalse nagu petva energiaga. Aga võib see näidata jälle minevikku, samas võib näidata tuleviku energiaid. Võib see olla ka uue isiku energia, olenemata sellest, et see on naisenergia kaart, siis võib selle kaardi taga olla ka peidus meesterahvas, et see võib alati olla sihuke austaja partneri lähedase isiku energia kaart. Mingi kütkestav kirglik isik võib siin olla teie olukorras, eks ju, või siis tulevikus võib tulla, kui te kedagi selles energias ära ei tunne, samas võite ise selle energia saavutada, eks ju. Et võimekust siin on ja mis on nüüd huvitav, on see, et kohe peale seda sauade emanda kaarti oli siis ka välja anda karikate 2. Ja nüüd karikate 2 teeb selle olukorra huvitavaks, sellepärast et karikate 2 üks sihuke tähendus on see, et uus side või suhe aitab unustada vanad kehvad mineviku suhted või mälestused või emotsioonid. Et see karikate 2 on ülimalt hea sihuke nagu hingesugulus sideme kaart.
kaart või partnerluse kaart. Ta võib ka tähendada samasoolist sidet või suhet, ta võib olla sõprussideme kaart, eks ju, aga tihti on ta ikkagi nagu romantiline, sest ta on emotsionaalse sideme kaart nende karikatega ja võib-olla ka spirituaalse sideme kaart. Aga kokku siin võivad saada või on saanud kaks mingis mõttes hästi erinevat inimest, samas hästi nagu sarnast inimest, et ühe miinused on teise plussid ja nad peaksid üksteist nagu siis täiustama. Et väga-väga huvitav, mis siin kellegi suunas siis sõnnidel liikumas on. Ja võtame siit järgmise kaardi, mis on siis müntide 3 ja noh, nüüd on meil siin kaks number 3 ka, mõõkade 3 ja müntide 3, number 3 või 33 võib kellegi jaoks midagi tähendada, võib-olla olete 33 aastane, võib-olla on isegi kellegi elutee number, meister number 33, eks ju, aga siin võib ka olla mingid positiivsed töösidemed selle müntide 3-ga või siis mingi uus armastus võib tulla läbi töö kaudu. Siuke huvitav teema, samas on jällegi, mulle ei ole kunagi sellest arvas see müntide 3 väga meeldinud, sest siin on kaks nagu naisterahvast ja üleval seal torni otsas on nagu mingi või puki otsas on mingi meesterahvas ja siis üks naine tundub nagu natuke, et ta flirdiks ja samas teine naine teeb nagu tööd. Et võib ka tähendada selle mõõkade 3-ga, võib olla seal mingi töösuhetes võiks mingi petmine või midagi olla, aga see oleks nüüd vaja kellelgi tundub lahti lasta selle karikate 2-ga, kui nii see oli. Ja võib siin tulla igal juhul uusi võimalusi, sellepärast et müntide 3 tegelikult on väga positiivse energiaga kaart. See kaart muidugi ütleb, et ärge üritage üksi midagi nagu läbi suruda, et võimalusel küsige abi või tehke nagu teistega koostööd ja see võib kaasa tuua nagu palju kiirema arengu, et rohkem koostööd tegema. Ja nüüd viimase kaardina on aga sõnnidel väljas siin sauade 2 ja noh, nüüd on 2 number 2 ka, ehk siis 2 või 22, kellegi jällegi elutee number võib olla meister number 22 või keegi on siin 22 aasta vanune. Samas sauade 2 on nüüd siukse otsuse või valiku ära tegemise kaart, et noh, kahed tähendavad valiku võimalust, et siin kellelgi on mingi valiku võimalus, aga tundub, et keegi teeb ära selle valiku, kuhu suunas siis liikuda. Ta muidugi vaatab kaugusesse, eks ju, ja tal on siin mingi gloobus ja reisibuss, et võib see kellegi jaoks tähendada siukest nagu reisimist või kolimist või pikema vahemaaga mingit sidet või suhet, aga sellisel juhul natuke kindlasti peab olema ettevaatlik, et tegemist ei oleks isikuga, kellel tegelikult on olemas juba mingi side või suhe, et keegi üritab teid kolmandaks osapooleks mingis suhtes või sidemes teha. Siin on siuke natukene salakaval see sauade emanda seksuaalenergia ja eespool need petmise nagu siuksed energiad, aga samas meil on ka siin see karikate 2, mis tähendab tõelist siukest nagu spirituaalset sidet ja suhet. Et siin ma ütlen, kellelgi mingi valiku võimalus on, et ärge liigselt kiirustage ja usaldage enda sisetunnet ka, et siin sisetunne võib kellelegi ka öelda, et midagi on kahtlast või siis, et midagi on nagu hästi, et tuleb jälgida neid märke. Sõnnid ja kui tahate mingeid numbreid asju kontrollida, kindlasti kasutage seda kuutaro369.ee kodulehte ning selleks korraks oli meeldiv ja kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele ning vaatame siis üle, mida on siin lähitulevik toomas teile ja mis on tulemas kaksikule. Lähitulevik siis kaksiku tähtkujule. Kaksiku tähtkujul lähitulevik. Mis võib siin olla tulla kaksikule? Ohohoo. Mis on siin veel kaksikule tulemas? Mis on tulemas kaksiku tähtkujul lähitulevikus? Noh, tundub, et lõpp äkki läheb paremaks ja ei taha seda viimast kaarti meile anda. Ühte kaarti oleks veel vaja. Lõpptulemuse kaart kaksikule. Anna meile lõpptulemuse kaart või midagi veel kaksikule. Ja läks sealt maha. Ja noh, muidugi see kaart oli niimoodi, ma ei mäleta täpselt, kuidas need tulid, aga noh, enam-vähem niimoodi vist nii pidi. Okei, ainult üks kaart tuli nägu õiet pidi lauale ja selleks kaardiks kaksikud on mõõkade 5. Mõõkade 5 on üpris paha kaart, mis mulle väga ei meeldi. See kaart võib tähendada siukest selja taga rääkimist, kuulujuttude levitamist, aga see ei tähenda üldse seda, et teie olete siin halvas olukorras, et siin võib olla keegi teine inimene mingis halvas olukorras või siis tal ei lähe eriti hästi, aga tundub, et see on siukse inimese energia, kellest teie olete eraldunud. Ja see inimene tundub, et ta näeb, et teil läheb paremini, kui läheb tal. No muidugi te võite ka ise selles olukorras olla, et te näete, et kellelgi teisel läheb paremini kui teil, aga kindlasti siis ei tasuks mingit kulujutte või mingit laimu siin levitada, sest see on natukene siuke vaenulik energia, mis ütleb, et keegi üritab kedagi tõmmata nagu halba energiasse tagasi. Et kindlasti selle kaardiga ma ütlen, et vältige siukseid negatiivseid olukordi ja konfliktseid inimesi.
Samas nüüd teise kaardina kohe on teil siin väljas karikate 2, mis oli tegelikult siin kas sõnnitäht kujul, et mingi kokkupuude võib teil kas sõnniga olla, aga karikate 2 on just see nagu spirituaalse sideme kaart ja ta räägib justkui sellest, kuidas kas kokku on saanud või kokku saavad 2 mingis mõttes hästi erinevat inimest, samas hästi sarnast, ühe nõrkused on teise tugevused ja nad suudavad üksteist nagu täiustada. See võib olla sõprussideme kaart, aga võib ka olla romantilise sideme kaart. Ja tegelikult see kaart peaks nagu ütlema seda, et mingi uus hingesugulusside aitab unustada mingid vanad nagu mineviku mälestused või mingid halvad sidemed või suhted. Ja väga võimalik, et ka kaksikud võite hetkel olla siis juba mingis uues sidemes või suhtes, mis tõesti on siis hästi nagu positiivne ja võibki olla see, et keegi nagu minevikust näeb seda ja siis nagu ta nagu tunneb mingit viha, et teil läheb hästi ja üritab nagu teid mingi laimuga nagu allapoole tõmmata või mingi sihuke energia siin natukene on. Nüüd muidugi kolmanda kaardina on siin ka välja anda müntide 5 ehk siis 2 number 5 ja väga huvitav, et sõnnil just olid need 2 ja 3-dega mingid seosed ja nüüd kaksikul tuleb selle 5-ga, eks ju, et ma ütlen, minge võib-olla vaadake sõnni tähtkuju ka, et seal võib ka midagi natukene olla, sest seal oli sihuke petmise video, samas ka siin nüüd see müntide 5, eks ju, see on sihuke petmiste, valede, varguste kaart, hoiatuskaart justkui, võib tähendada materiaalseid probleeme ja raha puudust siis, et võib ka tähendada hüljatlustunnet, aga selle kaardiga kindlasti materiaalsete asjadega olla meeletult ettevaatlik, aga võib ka tähendada seda, et minevikus oli siis side või suhe või mingi olukord, kus keegi kasutas kedagi siin nagu päris kurjasti ära. Võis nagu varastada kellegi tagant või materiaalselt või noh, petmise energia, siin on palju võimalusi, eks ju. Samas müntide 5 on tihti öeldakse, et sihuke pigem mineviku energia, et tõesti ma loodan, et siin tulevik tuleb heldem ja nüüd siis teise rea alustuseks on kaksikutele kohe välja anda ka karikate paas, mis või siis poiss nii-öelda, mis alati võib siis tähendada sihukest nagu nooremapoolse romantilise austaja energiat, aga alati võib ka tähendada lapse energiat, eks ju, kui te olete lapsevanem, võib tähendada siis emotsionaalset last või siis spirituaalset last, eks ju, kellelgi võib olla väga hea nagu intuitsioon siin ja see ongi üldse sihuke nagu intuitsioonikaart ja see kaart soovitab nagu usaldada enda sisetunnet, intuitsiooni, et väga võimalik, et kui siin ka keegi üritab teile läheneda, võib-olla see inimene hoopis räägib teile sihukest nagu mingit hingesugulus-juttu, aga tegelikult inimene üritab teid nagu ära kasutada kuidagi, et selles mõttes olge ka nagu hästi ettevaatlikud selles suhtes ja see kaart võib siin, see poiss, karikate poiss võib öelda, et keegi teeb siin nagu õige nagu otsuse või tajub hästi ära, millega on nagu tegemist. Aga te võite ka ära tajuda midagi meeletult positiivset, sellepärast et eelviimase kaardina on kaksikutele välja anda nüüd karikate 9 ja karikate 9 on nii seksuaalse kui emotsionaalse rahulolu kaart ja ta räägib justkui nagu siis mingi soovi või mingi unistuse täitumisest, et see kaart ütlebki, et keegi satub siin sellisesse olukorda, kus ta justkui nagu tunneb, et tema soov või mingi unistus on täitunud, et nii palju positiivseid emotsioone kaasneb siis selle karikate 9 kaardiga, noh siin on muidugi ka mingi kullalaegas, eks ju, et keegi võib siin midagi võita, eks ju, kui mängite mingit lotot või midagi sellist. Muidugi ei soovita nüüd kohe minna kiiresti ostma, aga tõesti keegi siin millegi üle saab väga palju rõõmu nagu tunda ja noh, eriti siis peale seda, kui siin minevikus on olnud midagi sihukest nagu pettumust valmistavat. Ja vau, viimase kaardina on siis anda välja kaksikule ka maailmakaart ja maailmakaart tähendabki seda, et terve uus maailm on teile nagu avanemas. Uued võimalused, uued valikud, võib-olla uued inimesed, eks ju, kindlasti kuna maailm on avar, eks ju, siis see võib tähendada sellist nagu reisimist, kolimist, mingit asukoha muudatust. Kui te muudate mingit asukohta, siis selles mingis uues asukohas võivad tekkida ka mingid uued võimalused, eks ju. Et on väga edukas selline kaart ja noh, maailmakaart on ka suure arkaani kõige viimane kaart. Ehk siis viimane kaart lõpetab ära siis mingi teatud nagu energia, et mulle tundub, et siin kaksikutele see lugemine üritab nagu öelda seda, et on läbi saamas mingi tsükkel teie jaoks, kus võib-olla oli palju sihukest petmist, valetamist, mingit selja taga rääkimist, aga tundub, et uuel tsüklil saate tunda nagu mingit rõõmu või naudingut või lausa mingit unistuse täitumist. Nii et väga põnev kaksikud, kindlasti minge arvutage ka enda numbrid ja
tähtkujud välja siis kuutaro369.ee kodulehel. Selleks korraks oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele ning vaatame siis üle, mida on toomas teile lähitulevik ja mis on tulemas siin vähitähtkujule, mis on tulemas lähitulevikus vähitähtkujule. Ja tundub, et siit tuleb midagi võimast, siiamaani võib-olla päeva kõige võimsam lugemine, sest laua peal on juba nägu ülespidi 2 suure arkaani kaarti ja hopsti. Ongi meil kõik kaardid olemas, saite siin vastu mu kohvitassiga väikese kõlli ja no nii, mis meil siin on? Alustame siis algusest või varasemate energiate või numbritega. Huvitav, võib-olla see kaart ei taha, et ma alustaksin esimesena, et niimoodi põgeneb ja alustame siis selle teise kaardiga, vähid. Esimese kaardina on teie jaoks väljas siis armastajate kaart. Nüüd väga huvitav energia, ta on romantiline, ta on kirglik, siin on harmooniat, samas on siin niisugust nagu koos selle kirega siis mingit raseduse energiat, võib tähendada mingit väga romantilist sidet või suhet. See on kas olemasolev side või suhe või varsti tekkiv side või suhe, kellegi jaoks võib ka tähendada nagu minevikku. See on muidugi pigem siis sellisel juhul, kui see kaart räägib teile sellest kaksikleegi energiast, et kaksikleegid on mõnikord sellised, mis tulevad meie ellu, et meile midagi õpetada ja siis liiguvad nagu oma teed edasi, aga samas, kuna siin on ka see hingesugulusside, siis see võib tähendada midagi suuremat. Ja tõesti, siin on nagu palju erinevaid nagu võimalusi, et ma ei tea, mis olukorras te täpselt ise hetkel olete, aga vaatame, sellepärast, et teise kaardina nüüd, mis ei tahtnud esimesena ennast välja anda, on siin ülempreestrinna ja võib-olla see kaart üritab teile just seda seletada, et see on niisugune hästi suur nagu avastuste ja selguste kaart, aga ka iseendas selgusele jõudmine, eks ju. Ja see kaart ütleb, et kas te olete midagi avastamas või millegile nagu jälile võib-olla isegi jõudmas, et see on niisugune salakavaluse kaart. Aga avastustest ta räägib ja te võite avastada, et siis kas keegi üritab teid nagu ära kasutada võib-olla seksuaalselt, kui siin on see natukene halvem energia selles armastajate kaardis, või te siis võite avastada, et keegi on teiega hästi nagu siiras või kellegiga on võimalik siin luua lausa nagu niisugust pere, sellepärast et number 6 energia siin on niisugune pere energia, et keegi on siin mingeid avastusi tegemas, midagi võib olla seotud siin ka niisuguse hästi spirituaalse energiaga, kuna ülempreestrinna on hästi tugev naisspirituaalenergia kaart ja mis on nüüd põnev, on see, et tuleb siit kolmanda kaardina ka suur arkaan esimesse ritta vähkidele ja on siin hermiti või eraku kaart, mis on natukene rohkem niisugune võib-olla mehelik energia siis ja samamoodi niisugune nagu spirituaalne, aga see kaart just räägib enne kõike eneseavastusest ja võib-olla nagu niisuguse enda sisemaailma läbitöötamisest. Et võib siin tõesti olla, et kellelgi oli minevikus niisugune mingi kaksikleegi side või suhe ja keegi võib siin mõelda, et miks ma ei suuda nagu kuidagi seda inimest nagu usaldada või unustada, et siin võis tõesti see kaksikleegi side või suhe on niisugune hästi nagu tugev, sest ta tahab teile midagi nagu õpetada ja teie eesmärk ongi sellest olukorrast siis nagu õppida ja te ei tohigi seda olukorda nagu unustada. Et see olukord peab teile jääma eluks ajaks meelde, et te teaksite, kus tegite te midagi valesti, mida tegi keegi teine valesti, kuidas ei tohiks mingites olukordades käituda ja nii edasi, mis valikuid ei tohiks teha. Et kellegil on siin vähkidel vaja teha läbi siis hästi suur siuke eneseavastus, mul on siuke tunne. Muidugi ei ole siin ikkagi välistatud see, et võib ka mingi uus inimene tekkida. Aga pigem mulle tundub, et siin on nagu siuke mineviku läbitöötamise energia hetkel, aga hästi spirituaalne siis. Samas nüüd teine rida toob vähile kaasa sauade ässa ja see on nüüd huvitav, sellepärast et ässad on alati hästi edukad ja hästi võimekad kaardid. Sauade ässal muidugi on see hästi tugev seksuaalenergia, mis on jälle siin armastajate kaardi all, et väga tugev mingi seksuaalne side või suhe võiks ka kellelgi minevikus olla, aga te peate siis alati teadma, et see seks ei ole alati siis nii-öelda see õige või põhiline vundament, mille pealt nagu suhet või sidet üles ehitada, et kui inimene käitub teiega ikkagi nagu halvasti,
siis ei saa nendesse olukordadesse nagu jääda. Ja samas ta võib nüüd näidata ka siin seda et kui keegi on tegemas läbi siin seda spirituaalset ärkamist, siis mingi uus algus võib olla kellelgi väga edukas või väga võimekas, et see on niisugune tugev enesekindluse kaart, muidugi sauadega ka aktiivsus, eks ju, ja loovuse energiat tuleb siin kindlasti tegutseda, aga võib-olla ongi see, et kui keegi siin hakkab tegutsema enda eesmärkide ja enda heaolu nimel, siis keegi võib teha siin mingeid väga tugevaid läbiminekuid. Ja vau. Eelviimase kaardina on nüüd vähkidel väljas ka keisrinna kaart ja see on nüüd siis kõige võimekam siuke nagu naisenergia kaart. Mul siin telefon heliseb, panen häälete peale, aga see on siis jah, kõige võimekam siuke nagu naisenergia kaart, võib tähendada mingit ülemust, mingit just siis naisülemust, aga ka ema energiat, kuna see kaart on siis seotud just rasedusega. Et siin on päris huvitav, on see armastajate kaardis see rasedus olemas, on siin keisrinnas ja sauatässas on tugev siuke nagu seksuaalenergia. Et siin tõesti siis võib ka olla mingid beebiuudiseid. Muidugi naisterahvastel on nüüd võimalik endal saavutada see hästi võimekas naisenergia. Meeste jaoks võib see tähendada hästi võimekat austajat partnerit. Et võimalusi siin on palju, aga see on inimene, kes tuleb enda asjadega nagu väga hästi toime. Tundub, et see inimene siin nagu naudib elu, aga see võib kõik olla teie enda energia, eriti kui te olete siin naisterahvad ja see energia jõuab teieni siis, kui te teete läbi selle sisemise töö ja alustate enda kallal töö tegemist mingil uuel tsüklil, mulle tundub. Nüüd aga viimase kaardina on siin vähkide jaoks väljas ka lõvikaart jõud ja tõesti vähid väga võimas lugemine siin teile, sellepärast et 6 kaardist 5 kaarti on suure arkaani kaardid ja lisaks märgime nüüd ära, et ülempreestrinna on number 2 suure arkaani kaart, keisrinna on number 3 ehk siis need on kõrvuti olevad kaardid ja number 8 ja number 9 ehk siis jõud ja erak on ka 2 kõrvuti olevat kaarti ehk siis väga suured mingid mentaalsed arengud on vaja siin läbi teha ja samas peaksid toimuma ka siis väga suured mingid siuksed ma ei oskagi öelda, mis areng see võib olla, sellepärast et jõukaart on selline kaart, mis ütleb, et teil on piisavalt siis nii füüsilist kui mentaalset jõudu, et murda nagu läbi mingitest piirangutest või mingitest probleemidest või muredest, et see kaart ütleb, et kindlasti võib tulla nagu tagasilööke, aga te peate vähem tähelepanu pöörama nendele nagu negatiivsetele asjadele ja lihtsalt liikuma edasi enda eesmärgi poole ja kui te ise alla ei anna, siis tegelikult ei ole võimalust teil nagu kaotada, et seda see jõukaart nagu ütleb. Ja väga tugevad muutused on siin tulemas ja te peate lihtsalt ise pingutama ja tegema seda tööd ja läbi selle tulevad ka need tulemused ja tõesti naistel on võimalik siin endal väga siuke võimekas energia saavutada, samas on siin see armastajate kaart, võib siin olla hingesugulussidet, võimekad austajad, partnerid, aga kõige tähtsam on siis teha läbi see sisemine töö ja vaadata üle need asjad, mis toimusid minevikus. Muidugi, kui soovite arvutada endale enda tähtkujusid numeroloogiat, siis kindlasti külastage kuutaro369.ee kodulehte. Seal on see kõik teie jaoks tasuta olemas, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis on tulemas lõvidele, lähitulevik lõvidele. Mis on tulemas lähitulevikus lõvi tähtkujule? Opa, lõvi tähtkuju lähitulevik, lõvi tähtkuju lähitulevik. Mis on tulemas lõvile lähitulevikus, mis on tulemas lõvile lähitulevikus. Ja lõvid vist ei taha täna väga kaarte anda, aga nüüd kohe hakkas pudistama ja võtame viimase kaardi ka. Ja sellest ringist ei tule ja proovime siit lõpust tal ühe kätte saada. Lõpukaart lõvile või üks kaart lisaks lõvi tähtkujule. Lähitulevik lõvi tähtkujule, lõpukaart või lisakaart, mis on tulemas? Okei, ei tahtnud lõpukaardina anda ja tegelikult lõpukaart siis on ainuke kaart, mis jääb siia nagu tagurpidi. Kõik teised kaardid on nägu ülespidi ja esimese kaardina muidugi lendas lõvile kohe laua peale Hierofanti kaart. Number 5, siuke liikumise energia. Muidugi Hierofant räägib tihti tugevatest liitudest või lepingutest. Kirjaliku lepingu kaart kindlasti võib see olla, abieluleping, tööleping. Igal juhul see kaart ütleb,
ütleb, et on võimalik siin siduda ennast siis mingite tugevate nagu energiatega ja ta võib ka olla spirituaalse nagu abielu kaart, et ülimalt sihuke positiivne nagu energia, mis räägib siis mingist nagu traditsioonist või mingist tavast või mingist siuksest asjast, mis on justkui osa meist ja selle osaga nagu liitumine. Ma ei tea, mis see osa nagu on või see on nagu hästi tugev side või suhe nagu millegi või kellegiga. Väga-väga huvitav ja mis siit järgmisena muidugi välja kukkus, oli siis see kaariku kaart ja kaariku kaart tähendab mingit väga tugevat nagu edukust või võidukust või saavutust ja muidugi kaariku kaart on natukene ka hoiatav, et kaariku ees on nii must kui valge hobune, et kaariku kaart võib natukene nagu öelda, et olge ettevaatlik minevikus olevate inimeste suhtes, et keegi võib üritada teie ellu tagasi tulla, et teid enda teelt nagu kõrvale meelitada, sest siin tundub, et teil läheb nagu väga hästi või te olete loomas õigeid sidemeid ja suhteid. Aga kuna kaariku kaart on väga enesekindel ja edukas kaart, siis tegelikult kaarikuga ütlekski, et jääge enda sihile kindlaks, ärge laske teistel inimestel liigselt palju ennast mõjutada või suunata ennast enda teekonnalt nagu kõrvale. Et pigem usaldage siin just enda sisetunnet ja sisetunnet või intuitsiooni peaks siin olema, sellepärast et kolmanda kaardina on siin lõvile välja anda karikate emand, mis on siis kõige spirituaalsem sihuke emanda kaart. Ta räägib tingimusteta armastusest ja emotsionaalsusest ja harmooniast ja samas ka siis võib-olla niisugusest nagu häbelikkusest või see on niisugune hästi nagu positiivne naisenergia kaart, aga tegemist on siin hästi siis spirituaalse või emotsionaalse inimesega, et selle järgi saate kohe siin aru, kellega on nagu tegemist. Võib see olla teie enda energia, võib olla siin vabalt austaja partner, lähedane isik, eks ju, aga emotsionaalne, spirituaalne isik ja kui see on teie enda nagu energia, siis ongi see, et täpselt see kaart ütlebki, et usaldage enda sisetunnet, intuitsiooni, et see juhib teid siin õige tee või õige lahenduseni ja ei tasu siin liigselt palju usaldada mingeid mineviku energiaid. Nüüd samas kohe järgmise kaardina või koos selle karikate emandaga vist kukkus välja pakist ka karikate rüütel. See on nüüd selles mõttes nagu huvitav, et karikate rüütlid võivad alati tähendada siis mingit sihukest nagu austaja energiat, aga nad ei pea alati tähendama austaja energiat, et nad võivad ka näidata, et te tunnete iseennast nagu mingi sihukese emotsionaalse või romantilisena. Ja veel teine asi on siin nüüd selles lugemises see lõvid, et karikate rüütel on tegelikult karikate emandaga kõrvuti olev kaart taro pakis, et rüütlis küll peaks välja arenema nagu kuningas, aga kõrvuti olevad kaardid taro pakis peaksid tähendama selle kaardi aspektis nagu mingit sihukest suuremat arengut ja kuna see on karikate kaart, siis võib see tähendada hästi suurt emotsionaalset või hästi suurt sihukest romantilist või siis spirituaalset, spirituaalset, just spirituaalne, emotsionaalne, sarnane veits, aga võib ka tähendada romantilist arengut, et võimalusi siin selle kaardiga nagu on. Ja tõesti on siin ka sihuke romantilise austaja kaart olemas, võib tähendada mingid kohtumisi, kohtinguid tähendab siis, keegi võib kellegiga võtta interneti teel ühendust, sest siin on sihuke kiri, eks ju, keegi võib kutsuda kedagi piknikule. Nüüd aga tuleb veel järgmise kaardina anda meil välja sauade paas või poiss ja see on siis hästi sihuke nagu nooruslik ja värske energia, võib tähendada kindlasti uusi ideid või mõtteid. Sauadega on tegemist hästi aktiivse energiaga, see tähendab tegutsemist, julgust, enesekindlust, võib-olla ka mingite väikeste riskide, mitte suurte, aga väikeste riskide võtmist, aga see kaart igal juhul ütleb nagu tegutsege, et ärge liigselt palju kartke, isegi kui minevikus läks midagi nagu halvasti, siis olge julge, proovige ja võib tulla palju parem tulemus. Nüüd muidugi kellegi jaoks võib see sauade poisi kaart olla siis ka nooremapoolse kütkestava kirgliku austaja kaart. Sellega peate muidugi natukene ettevaatlik olema, kui see on mingi minevikust tagasi tulev inimene, et keegi võib üritada teid mingile halvale teele nagu meelitada. Aga kui see on sihuke nagu tulevikuenergia, siis väga palju siin midagi halba ei näe, aga jällegi tuleb usaldada enda sisetunnet, nagu et kui sisetunne ütleb, et midagi on olukorras imelikku või kahtlast, siis tasub kontrollida, aga tundub, et siin on tulemas lõvidele päris hea võimekas energia, sellepärast et viimase kaardina on lõvidele välja anda müntide äss ja see äss ennast peitis niimoodi, et väga huvitavalt, müntide äss, need müntide energiad, mis on need head positiivsed
positiivsed kaardid, mida müntidel saada, on ühed parimad üldse taros, sest müntide äss võib siin tähendada nüüd niisugust küllust, rikkust, head õnne, eks ju, mingit niisugust head loovuse energiat, aga ta võib tihti olla siis soovide või unistuste nagu täitumise energia. Ja kuna mündid, see külluse energia on ka nagu armastuse energia ja viljakus võib tähendada ka rasedust, siis siin on selle kaardiga justkui nagu kõik võimalik, et kindlasti lõvid tasub siin unistada suurelt ja võivad need soovid teil täituda. Olge kindlasti enesekindel ja sihikindel, liikuge edasi enda eesmärgi poole ja ärge laske kõrvalistel inimestel või inimestel minevikust ennast tagasi hoida. Muidugi kindlasti külastage kuutaro369.ee kodulehte, saate seal tasuta arvutada enda tähtkujusid ja numeroloogilisi tähendusi. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele ning vaatame siis üle, mis on siin kaardid näitamas seekord teile ja korraks vilsatasid ka päiksekaart, et vaatame, kas on tulemas, mis on tulemas neitsile, lähitulevik neitsi tähtkujule. Lähitulevik neitsi tähtkujule, mis on siit tulemas neitsi tähtkujule. Lähitulevik neitsile, mis on tulemas lähitulevik neitsile. Ja väga huvitav, nüüd kõik kaardid peale viimase kaardi läksid tagurpidi, paneb selle paki siia ja hakkab siit järjest neid siia lükkama ja muidugi kuna üks kaart tuli õiget pidi, siis esimese kaardina on siin neitsidele välja anda karikate rüütel. Nüüd rüütlid kindlasti võivad olla siin niisugused austaja energiad, järelikult võib siin olla neitside suunas mingi romantiline austaja, keegi võib kohtingule kutsuda, võib siin olla netisuhtlus, aga igal juhul väga niisugused romantilised ja emotsionaalsed energiat siin on. Muidugi rüütel alati ei pea tähendama austaja energiat, et võib ka tähendada, et te tunnete iseennast siin lähitulevikus hästi romantilise või hästi emotsionaalsena ja võib-olla soovite ise siin kellegile mingit kutset avaldada. Aga teise kaardina on siin neitsidel väljas tähekaart. Tähekaart näitab mingit meeletult suurt potentsiaali arenguteks. See on niisugune universumi pooldamise ja nagu kaitsekaart. Et igal juhul see kaart ütleb, et kui te panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, kus te tahate näha nagu arenguid, siis seal need arengud ka toimuvad, et te peate lihtsalt ise sinna ka nagu pühendama seda aega ja energiat. Aga tõesti see näitab mingit meeletult suurt potentsiaali, et ma igal juhul soovitan siin tegutseda. Kas see on siis seotud teie endaga või siis mingi romantilise nagu olukorraga, aga siin on ka niisugune natukene kuulsuse, tuntuse nagu energia, et ma ei tea, millega see täpselt seotud on, aga keegi võib siin saada nagu kuulsaks või tuntuks ka millegiga. On siin kolmanda kaardina olemas ka karikate 6, mis näitab niisugust hästi positiivset ja nagu mänglevat energiat. See võib olla üllatuste kaart, kingituste kaart, samas ta võib rääkida siis suhtest või sidemest suurema vanusevahega, aga võib siis ka rääkida minevikust tagasi tulevatest inimestest, aga see on niisugune nagu positiivsete isikute kaart, et see räägib nagu rohkem niisugusest nagu lapsepõlve sõbrast või kellegi jaoks võib see olla ka niisugune nagu minevikule tagasi peegeldamise kaart, eks ju. Et võimalusi siin on, aga tundub, et läbi mingi siis arengu on toimumas siin mingi muutus kellegi elus ja on siin tulemas midagi vägevat, sellepärast et neitsid teist rida alustab teil sauade äss ja ässade energia on üks võimekamaid energiaid. Sauade äss muidugi on hästi suur just jällegi arengute kaart, edukuse kaart, aga ka väga tugev enesekindluse kaart. Sauadega muidugi ka tugev seksuaalenergia, aga igal juhul sihuke võimas edasiliikuv, sauad, eks ju, see aktiivsus just, et see on sihuke edasiliikuv energia ja mulle siin tõesti tundub, et kui keegi pingutab enda eesmärgi nimel, siis on meeletult suured mingid tulemused tulemas siin. Et ma ei tea, mis see asi see on, mille nimel te nagu edasi liigute, aga siin on ja siin tuleb juurde, sellepärast et neitsid eelviimase kaardina on teil väljas ka maagikaart. Ja maagikaart justkui ütleb siin seda, et teis endis on kõik olemas, et te saaksite olla võidukas ja edukas, et teie jaoks ongi ainutähtis lihtsalt manifesteerida, tegutseda, suhelda ja uskuda iseendasse, enda võimalustesse, enda võimekusse ja selle pealt siis lihtsalt tegutseda ja on seal tulemas, öelge välja, mis on seal tulemas, te teate ise väga hästi, mille te saavutate, te teate ise, millest te vabanete, eks ju. Ja siin on tulemas meeletult suured muutused, sest on siin see maagia tähekaart. Keegi võib siin manifesteerida endale kuulsust või tuntust
Väga huvitav, väga-väga huvitav, sellepärast et viimase kaardina neitsid on siin teil väljas ka müntide 9 ja noh, see on niisugune meeletult hea saavutuste kaart, eriti siis materiaalsete saavutuste, et see on niisugune elu nautimise kaart või eluga rahulolu kaart, et siin müntide 9 on isik, kellel ei ole millestki nagu puudus ja ta saab iseenda asjadega väga hästi nagu hakkama. See võib olla natukene niisugune nagu üksik energia, aga samas siin on alati see mingi linnuke või papagoi või mingi loom ka pildi peal, mis siis näitab mingit niisugust nagu internetisuhtlust või mingit kutset või et keegi võib siis ka romantilises mõttes teie poole ikkagi siis suunduda, sest alustasime me ikkagi seda lugemist ju karikate rüütliga. Nii et mine sa tea, võib-olla on just see inimene toomas teie ellu seda mingit hästi positiivset staari või tähe energiat, aga manifesteerige ja unistage kindlasti suurelt ja tundub, et siin tõesti on meeletu potentsiaal, et igal juhul neitsid tasub teil tegutseda edasi. Muidugi kindlasti kasutage ka kuutaro369.ee kodulehte, arvutage seal tasuta endale tähtkujud, numeroloogilised tähendused, olge positiivne ja oli meeldiv. Tšau kõikidele kaaludele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teie poole lähitulevikus ja mis on tulemas kaaludele, mis on tulemas siit kaaludele lähitulevikus, mis on tulemas kaaludele lähitulevikus, mis on tulemas kaaludele lähitulevikus ja lõpukaardid kaalutähtkujule, lähitulevik kaalule. Ja lõpukaart, mis on noh, ütleme, et tundub vägagi positiivne, mis siit tulemas on. Nüüd muidugi esimese kaardina oli siin kaaludel kohe väljas müntide 6, mis peaks olema kaalule väga sobiv energia, sest see on niisugune kaalutlev kaart justkui, et see kaart võib tähendada nii võite kui kaotusi, võtmist ja andmist, aga see on hästi niisugune stabiilne nagu kaart, et see kaart tähendab raharinglust, võib tähendada ka mingeid kingitusi, üllatusi, aga see kaart võib ka tähendada siis niisugust nagu võrdse panustamisega sidet või suhet, et kui te annate mingisse sidemesse või suhtesse endast 100%, siis te saate ka tagasi selle 100%. Muidugi nüüd tasub ikkagi olla ka natukene ettevaatlik, sest teise kaardina on siin väljas kuukaart ja kuukaart mõnikord võib tähendada illusiooni, pettusi, valesid. Samas jällegi teiselt poolt on kuukaart siis hästi spirituaalse energiaga ja tähendab niisugust tugevat intuitsiooni, et väga võimalik, et siin mingis olukorras, võib-olla siis mingis materiaalses olukorras teile endale mingi sisetunne ütleb, et midagi võib siin olla valesti. Ja sellistes olukordades tihti tasub enda sisetunnet ka nagu usaldada ja kontrollida neid fakte. Et ei oleks siin mingit petmist, valetamist, vargust, mis iganes, eks ju. Aga kui te enda sisetunnet usaldate, siis tundub, et olete te liikumas mingi küllusliku energia poole. Või keegi siin igal juhul on, sellepärast et kolmanda kaardina on siin välja anda müntide kuningas. Ja noh, tegemist on nüüd meesenergia kaardiga, mis alati ei pea tähendama meesterahvast, aga keegi on siin hästi niisuguses stabiilses, turvalises energias. See kaart võib tähendada head õnne või mingit niisugust loovuse energiat ja tegemist on ka hästi usaldusväärse isikuga. Kas see on teie enda energia või olete te seda saavutamas või siis on see niisugune mingi lähedase isiku energiakaart või austaja partneri energiakaart. Sellisel juhul peaks tegemist olema hästi usaldusväärse ja stabiilse, turvalise nagu partneriga, kui see on niisugune partneri kaart. Kui te kedagi selles kaardis ära ei tunne, siis võib see tähendada, et see inimene on teie ellu alles tekkimas. Samas see müntide rahaenergia on siin päris hea ja kohe peale seda teise järje alustuseks on meil kaaludele välja anda ka tähekaart. Ja tähekaart näitab mingit meeletult suurt potentsiaali arenguteks, aga ta vajab seda, et te paneksite ise aega ja energiat ka nendesse olukordadesse, kus te soovite neid arenguid nagu näha. Ta tähendab universumi pooldamist ja niisugust nagu kaitset ja tõesti on siin niisugune kuulsuse energia olemas, kuna siin üleval on 2 müntide kaarti, eks ju, siis tõesti võib ka tähendada seda, et ma ei tea, millega te täpselt tegelete, aga keegi võib ka millegiga mingit kuulsust koguda, aga lihtsalt siis tulebki olla nii-öelda valmis tegutsema selle nimel. Ja läbi selle on need arengud siin tulemas. Ja eelviimase kaardina on siin kaaludel väljas ka karikate 10 ja 10 tähendavad alati siis mingi vana, võib-olla mitte nii edukat tsükli lõppu ja uue edukama tsükli algust ja karikate 10 on niisugune nagu pereõnnekaart või head aegade ettekuulutus. Et võib tähendada, et algab teie jaoks siis, kas on alganud või algab siis mingi uus, kas emotsionaalne või romantiline nagu tsükkel, kus te tunnete mingit harmooniat ja nagu tasakaalu ja turvatunnet.
tunnet. Ja tõesti võib siin ka olla siis sihuke nagu töö-pereenergia, et kellelgi on väga hea uus tsükkel siis tööalaselt, sest tõesti siin üleval need 2 münti ja see tähekaart on pigem siuksed nagu töise energiaga kaardid, aga hästi harmooniline mingi sihuke peretsükkel võib siis kellelgi ka töö juures olla või hästi tugev nagu positiivne side nende inimestega tekkida. Ja igal juhul näen siin kaaludele arenguid, sellepärast et viimase kaardina on siin väljas müntide 7, alustasime müntide 6-ga ja need on siis 2 kõrvuti olevat kaarti samast mastist ja peab see tähendama siis mündi aspektis mingit sihukest nagu arengut. On see siis materiaalne areng, külluslik areng, viljakas areng, on siin võib-olla see raseduse võimalus ka olemas, kuna karikate 10 on peretsükli energia, eks ju, aga ma ütlen, et kõige rohkem tundub siin mingi sihuke karjääriredelil ülespoole liikumine. Muidugi müntide 7 ütleb seda, et ei ole vaja midagi vägisi läbi suruda, võite ka rahulikult võtta natukene hoogu maha, vaadata olukordi eemalt, hinnata need olukorrad üle ja siis teha alles edasisi plaane. Et on siin kindlasti võimalik teha neid plaane ja müntide 7 omalt poolt ka ütleb, et mingi töö või asi peaks hakkama teie jaoks ka juba vilja kandma või peaksite juba vaikselt nägema siis mingeid positiivseid tulemusi enda olukorras. Kui te soovite arvutada enda numeroloogilisi tähendusi, enda tähtkujusid, siis kindlasti külastage kuutaro369.ee kodulehte. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele ning vaatame siis üle, mida on siin lähitulevik toomas teile ja mis on tulemas siin skorpioni tähtkujule. Skorpionite tähtkuju lähitulevik, mis on tulemas skorpionite suunas ja ongi kaardid olemas. Muidugi kavalalt siit kiirelt need lõpukaardid 2 kukkusid ja on meil nägu ülespidi ainult 2 kaarti ja võtame nad siis sellises järjestuses, nagu nad tulid. Esimese kaardina muidugi oli siin skorpionitel kohe olemas müntide 10, mis on siis väga positiivne sihuke vana tsükli lõpetuse ja uue küllusliku tsükli alustamise kaart, et võite tähendada tööõnne, rahaõnne, aga kindlasti ka sihukest nagu pereõnne. Et külluse energia on ka nagu armastuse energia ja viljakus võib ka tähendada rasedust ja tõesti see on sihuke ülimalt positiivne nagu kaart, et mina ütleks, et number 10 kaartidest müntide 10 on kõige parem ja kõige edukam sihuke uue alguse kaart. Et siis ma ei tea, kas teil on juba alanud see uus tsükkel või on siis peatselt algamas, sellepärast et teise kaardina näitab siin kohe skorpionile natukene ka sihukest segadustunnet, et see võib tähendada siin sihukest nagu olukorda, kus toimub palju asju korraga samal ajal ja see kaart hoiatab teid, et te ei teeks liigselt kiirustatud mingeid otsuseid või valikuid meeltesegaduse hetkel. Et kui te tunnete ennast emotsionaalsena või kurvana või kurjana, siis kindlasti see ei ole õige aeg vastu võtmaks neid otsuseid või valikuid. Ja pigem tasuks siin üritada nagu seda ümbritsevat müra enda eest nagu blokeerida või nagu vältida, et mitte liigselt palju siis elada selle sees, mida teised teie poole nagu suunavad. Et siin võib tõesti olla nagu mingi natukene mingi segadus, mingi olukorraga võib siin olla mingi tüli või mingi riid ka, aga ei tasu siis teha ennatlikke otsuseid, et pigem tasub siin tasa ja targu tegutseda. Samas nüüd kolmanda kaardina on siin skorpionite jaoks väljas ka keisrikaart ja keisrikaart on nüüd 100% meesterahva energiakaart. Ta võib olla sihuke võimekas ülemuse energia, võib ka olla sihuke isa energia, eks ju, aga võib ka olla sihuke võimuorganisatsioonide kaart või lihtsalt mingi targa meesterahva nagu energia, et keegi võib siin teile mingit head nõu anda. Samas meesterahvastel on endal võimalik see energia saavutada ja naisterahvaste jaoks võib see kaart ikkagi ka tähendada võimekat, stabiilset ja turvalist sihukest austajat või partnerit. Muidugi nüüd natukene on siin sihuke kuulsuse või tuntuse energia ka, et skorpioni meestel on siin potentsiaali siis arenguteks. Samas tasub ettevaatlik olla nende võimuorganisatsioonidega, sest siin on see rippuv mees või poodu või mingi sihuke nagu segaduse energia. Et keegi võib üritada ka mingid probleeme teile nagu tekitada. Samas, kuna meil siin ees oli nagu müntide 10 kaart, siis pigem tahaks arvata, et siin keegi on ikkagi saavutamas seda võimekat energiat siis enda uuel tsüklil või on siis tulemas teie ellu mingi võimekas austaja partner. Samas nüüd teise rea alustuseks on meil välja anda karikate 3, mis on siis väga hea sõprussidemete kaart ja sihuke pidustuste ja tähistamiste kaart, et väga võimalik, et see karikate 3 hoopis võib siin öeldagi seda, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus võite te siis tutvuda mingi hästi võimekas stabiilse
stabiilse ja turvalise isikuga ja kellelegi võib see olla niisugune ka romantiline energia, sest no karikad ikkagi on emotsionaalsed energiad, aga ka romantilised energiad ja tasub siin siis positiivsete sidemete poole ennast nagu hoida, et seda müra ja kära siin selle rippuva mehe või pooduga jah, tasub vältida ikkagi. Nüüd järgmise kaardina muidugi on tulemas siit siis skorpionitele ka karikate 6, mis on niisugune positiivsete üllatuste või lausa nagu kingituste kaart. Võib tähendada ka minevikule nagu peegeldumist, aga kindlasti võib ta rääkida minevikust tagasi tulevatest inimestest. See on niisugune nagu lapsepõlve sõbrakaart, inimene, kes pakub teile hästi palju positiivseid emotsioone. Et tõesti siin on see võimalik ja kuna siin ees oli ka see karikate 3, mis on väga hea sõprussidemete kaart, siis tõesti mingi väga positiivne inimene teie minevikust võib teie ellu nagu tagasi naaseda. Tegemist võib olla ka suurema vanusevahega mingi suhte või sidemega, sest keisrikaart on ka nagu, ta on mõnikord vanema meesterahva kaart või siis hästi nagu aruka meesterahva kaart. Et keegi võib siin hästi tark olla. Ja viimase kaardina on skorpionitele tulemas välja sauade 8. Ehk siis peale mingit olukorda või mingit sündmust hakkavad siin asjad liikuma meeletul suurel kiirusel, sest sauade 8 on hästi kiire kaart. No sauad muidugi see aktiivsus, loovus, kirglikkus, eks ju, et see on tegutsemise energia, muutuste energia ja tähendab ta just siis kiireid positiivseid muutusi või hästi kiiresti tulevaid positiivseid uudiseid. Muidugi, kuna ta on hästi liikuv kaart, võib ta kellegi jaoks tähendada ka mingit reisimist või kolimist. Et peale mingit reisimist või kolimist võite te avastada enda lähiümbruskonnas mingi minevikus oleva positiivse sõbra või tuttava või siis kellegi jaoks ka mingi siis stabiilse, turvalise, mingi võimeka austaja. Aga igal juhul selle rippuva mehe või pooduga ärge tehke liiga kiireid siukseid otsuseid või valikuid, eriti kui te tunnete ennast emotsionaalsena või kurvana või kurjana. Et pigem tasub siin nagu olukorrad läbi mõelda ja siis alles tegutseda ja peale sellist asja võib siis toimuda teie jaoks mingi kiire areng. Nii et skorpionid, kindlasti minge ka kuutaro369.ee kodulehele, arvutage seal välja enda numbrid, enda tähtkujud ja liikuge aga ikka enda eesmärgi poole edasi. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teie poole lähitulevikus ja mis on tulemas siin hamburitele, mis on tulemas hamburitele. Ja spirituaalne algus, mis siin tulemas hamburitele, okei, ja võtame siit mingid lõpukaardid ka, mis on tulemas hamburile lähitulevikus, mis on tulemas, hopsti, ja on siin kõik kaardid olemas või? Üks kaart on ikka puudu või? Hea küll, võtame selle ühe lõpukaardi veel hamburile, lõpukaart hamburile, lisakaart hamburile, mis on siit tulemas, lisakaart hamburile. Lisakaart hamburile ja läksid tagurpidi, järelikult jääb viimaseks. Aga alustame otsast peale. Esimese kaardina oli siin hamburil kohe väljas karikate kuningas. Karikate kuningas on siis hästi siukse eluküpse inimese energia, inimene, kes on hästi avatud meelega, hindab olukordi kaine meelemõistusega. Tegemist on küll nüüd siin emotsionaalse ja spirituaalse inimesega, aga see inimene peaks oskama enda emotsioone ja spirituaalsust päris hästi nagu kontrollida. Ta on küll meesenergia kaart, aga võib siin olla peidus nii naisterahvas kui meesterahvas, see võib olla teie enda energia, võib olla mingi lähedase isiku, partneri, austaja energia, aga võib ka olla mingi tuleviku energia. Ja siit tuleb neid isikukaarte veel juurde, sellepärast et teise kaardina tuli välja siin nüüd ka hamburile siis müntide emand. Ja müntide emand räägib siis hästi stabiilsest ja turvalisest ja usaldusväärsest naisenergiast, mis jällegi võib ka tähendada meesterahvast, kes on heal järjel või hea õnnega või viljakas, eks ju. Aga ikkagi ka kindlasti pigem on see naisenergia kaart siis soosiv naistele ja võivad siin naised saavutada hästi siukse viljaka või küllusliku energia. Kedagi võib tabada väga hea õnn või võivad tulla hästi positiivsed nagu siuksed töömuutused.
ja siin need inimesed võivad moodustada ka omavahel siukse hea tugeva paari või liidu, ma ei tea, kas see on siis tööalane või mingi spirituaalne või romantiline, eks ju, et võimalusi on siin igast küljest ja kindlasti kedagi teeb see olukord väga õnnelikuks, sellepärast et 3. kaardina on hamburitel väljas ka karikate 9 ja karikate 9 on seksuaalse emotsionaalse nagu rahulolu kaart ja ta räägib ka mingite soovide või unistuste nagu täitumisest. See võib tõesti olla mingi materiaalne asi, kuna siin on see kullalaegas, eks ju, võib tähendada siis raha ja head õnne, aga samas võib see olla midagi romantilist või emotsionaalset, sest karikad ikkagi on romantilised ja emotsionaalsed energiad. Igal juhul peaks siin keegi sattuma mingisse sellisesse olukorda, kus ta tunneb, et tõesti soovid või unistused on täitunud ja seda on ka kohe meile kinnitamas teise rea esimene kaart, mis on siis müntide äss ja müntide äss tähendab samamoodi soovide ja unistuste täitumist, et müntide ässaga kindlasti tasub unistada suurelt, tasub nagu tegutseda, see peaks tähendama head õnne, see on hea viljakuse energia, viljakus võib ka olla raseduse energia, eks ju, külluse energia on ka armastuse energia, et võimalused tunduvad siin olevat nagu meeletud hamburi tähtkujule ja noh, kindlasti kuna on jällegi ikkagi need topeltmündid, siis ka siuksed tööalased mingid palgatõusud, ametikõrgendused, üllatused, kingitused, mingi areng on siin kindlasti toimumas. Nüüd eelviimase kaardina on siit tulemas välja mõõkade poiss ja see võib tähendada ka mingeid uusi väljakutseid või siukseid katsumusi, aga siin kindlasti ei tohiks seda energiat nagu karta, sellepärast et poiste energia on alati siuke värske ja nooruslik, et ta võib ka tähendada uusi siukseid häid ideid või mõtteid. Igal juhul mõõkade energia on väga nagu siuke suhtlev energia ja võib see tähendada kellegi jaoks ka nagu mingit netisuhtlust, et midagi võib alata netisuhtlusest, midagi, mis võib areneda siis väga külluslikuks, aga kindlasti on siin ka väljakutseid, eks ju. Ja viimase kaardina on siin hamburitele välja anda karikate 7, mis tähendab nüüd siin seda, et kuigi siin on suured ootused ja lootused ja mitmed erinevad võimalused või valikud, siis tasub teha hoolikalt läbimõeldud otsuse või valik, et ei kordaks minevikus tehtud viga ja tsüklit. Sest karikate 7 just ütleb, et minevikus on keegi nagu hammustada saanud ja kui te teete nüüd uuesti siukse läbimõtlematu kiire otsuse või valiku, siis te võite seda mineviku tsüklit korrata. Et kõik võimalused või pakkumised, mis teie suunas tulevad, ei pruugi kindlasti nagu positiivsed olla, aga siin on ka põhimõtteliselt 100% võin öelda, et siin on ka tulemas teie poole mingeid hästi positiivseid uusi võimalusi ja valikuid, sest tõesti kellegi soov on siin täitumas, on see siis mingi spirituaalne side või suhe või materiaalne side või suhe, aga midagi positiivset on siin tulemas, kui teete ise neid õigeid valikuid ja otsuseid. Ning kindlasti minge ka kuutaru369.ee minu kodulehele, kasutage tasuta numeroloogilisi ja astroloogilisi äppe ja tehke siis õiged valikud. Tšau kõikidele kaljukitsedele ning vaatame siis üle, mida on lähitulevik toomas siin teile ja mis on tulemas kaljukitse tähtkujule, mis on tulemas kaljukitse tähtkujule. Mis on tulemas kaljukitse tähtkujule, mis on tulemas kaljukitse tähtkujule. Kas on siin midagi tulemas kaljukitsele, mis on tulemas kaljukitsele, kaljukitse tähtkuju. Ja üks lõpukaart võtta, lõpukaart kaljukitsele, mis siit on, kas on kuradikaart või ei tule. Ei tule siit midagi, korra kontrollin üle, maas on ka üks kaart, võtame ikka ühe kaardi veel, on üks kaart veel ja aitäh. Ning paneme need siis enam-vähem ritta, need vist olid vastupidi, väga oluline ei ole, kuna viimane kaart on nagunii teine. Võtame siit maast selle kaardi ja vaatame siis kaljukitsed. Esimese kaardina on teil väljas sauade 2. Kahed tähendavad valiku võimalust, aga sauade 2 on rohkem nagu mingi valiku või otsuse ära tegemise kaart. Et kas siis te teete ise ära mingi otsuse või valiku ja võib ka olla, et keegi teine teeb ära mingi otsuse või valiku. Kuna ta vaatab kaugusesse, siin on siuke gloobuse kaart ja reisibuss, siis see võib tähendada seda, et te teete ära mingi otsuse või valiku liikuda või reisida või suunduda kuhugi suunas. Eriti tugev on see nagu reisimise või asukoha muutmise energia. Aga tegemist
on siis sauadega ja sauad on siuksed aktiivsed, loovad ja kirglikud. Et igal juhul tegutsemine, ma ei tea siis kas teie enda poolt või kellegi teise poolt, sellepärast et teisena on siin olemas ka müntide kuningas. Ja see võib olla nüüd teie enda energiakaart, aga võib ka olla siis mingi sihuke austaja, partneri, lähedase isiku energia. Tegemist on hästi stabiilse, hästi turvalise energiaga, hästi usaldusväärse isikuga. Müntidega võib see näidata head materiaalset järge või siis head õnne või siis lihtsalt sihukest head nagu loovuse energiat või isegi nagu võib näidata siis rikkust, eks ju. Aga ma ei tea nüüd tõesti, kas see on teie energia või on see keegi, kes on teie nagu läheduses. See võib ka olla tuleviku energia, et inimene, kes teie poole alles liigub. Samas nüüd kolmanda kaardina on kaljukitsedel väljas mõõkade 8. Ja mõõkade 8 on natukene sihuke nagu iseenda kinnihoidmise kaart. Et see kaart ütleb nagu seda, et mitte miski ei hoia teid kinni peale teie enda. Ja võib-olla te natukene elate enda peas liiga palju siin või töötate läbi mingeid mineviku olukordi, et see võib natukene olla sihuke mineviku hirmude vangistuses olemise kaart. Et ta võib tähendada seda, et minevikus läks midagi halvasti, mingi olukord tekitas teis sihukest, ma ei tea, mentaalset traumat või hirmu, eks ju. Aga nüüd te ei suuda sellest nagu hirmust lahti lasta, aga tegelikult see kaart ütleb, et oleks vaja lasta lahti sellest hirmust, teha silmad lahti ja hakata tegutsema nagu uuesti põhimõtteliselt. Et see kaart võib öelda, et keegi on liiga kaua siin nagu koha peal seisnud või keegi ootab siin liigselt palju, et tema eest tehakse ära mingid otsused või valikud, eks ju. Nüüd muidugi teise rea alustuseks on siin kaljukitsel väljas ka sauade kuningas. Ehk siis tuleb teine meesenergia juurde, samas muidugi need meesenergiad ei pea alati tähendama meesterahva energiaid, aga sauade kuningas toob siia nüüd siukse kütkestava, kirgliku ja enesekindla energia. Sauad võivad tähendada sportlikkust, võivad tähendada head välimust. Seksuaalenergiaga natukene peate ettevaatlik olema, aga hetkel siin midagi nagu väga halba ei näe. Samas muidugi, eks ju, siin on sauade 2 ja 2 kuningat, et see võib ka tähendada seda, et keegi siin kaljukitsed, kas teie ise või siis keegi teine võib siin olla nagu valiku vahel, et võib-olla siis kas tulla teie suunas või minna nagu teises suunas. Küll nüüd aga on siin olemas ka teil müntide äss, mis tähendab ülimat edukust, võidukust, saavutust. Kindlasti võib tähendada soovide või unistuste täitumist. See võib olla väga paljudele sihuke hästi hea nagu töö või rahaenergia. Võib siin olla siis hoopis sauade kuninga ja müntide kuninga vahel võib tekkida ka mingi hea koostöö ja läbi selle siis tulevad ka mingid materiaalsed arengud. Et igal juhul see rahaenergia on kindlasti meeletult hea selles müntide ässas, aga külluse energia on ka rasedus või armastuse energia ja viljakus tähendab ka rasedust, eks ju. Et siin on ka nagu siuksed romantilised sidemed ja suhted päris heas olukorras selle müntide ässaga. Et igal juhul tasub siin unistada nagu suurelt ja tegutseda mingite eesmärkide nagu nimel, sest müntide äss ütleb nagu seda, et kellegi soov või unistus on siin täitumas, ükskõik mis see siis teie jaoks ka olla ei saa. Ja viimase kaardina on siin kaljukitsedel väljas ka müntide 7, mis tegelikult peaks juba tähendama seda, et kaljukitsed on liikumas õiges suunas, sest keegi peaks siin hakkama juba nägema neid tulemusi või seda nagu vilja, mida see töö on kandnud. See kaart ütleb seda, et teil ei ole vaja meeletult palju kuhugi nagu kiirustada, et võite ka pisut võtta hoogu maha ja vaadata olukordi nagu eemalt, hinnata need üle ja siis teha uusi edasisi nagu plaane. Et igal juhul on siin võimalik teha neid edasisi plaane ja hästi suur ja tugev energia on siin just siis mingi sihuke tööalane ja materiaalne. Et kindlasti siin lähitulevikus, kui lasete lahti mineviku hirmudest, võib hakata siin raha rohkem teie poole voolama. Kaljukitsed, see oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti minge kasutage kuutaro369.ee kodulehte, arvutage välja enda numbrid, enda tähtkujud, kõik on täiesti tasuta, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis on tulemas veevalajatele lähitulevikus, Hopsti ja veevalajate lähitulevik ja päris huvitavalt niimoodi, mul ei ole kunagi
nii palju kaarte niimoodi näpu vahel kuidagi pööranud, aga noh, huvitav selles mõttes, et mingit möllu on siin toimumas veevalajatel. Esimese kaardina on siin väljas sauade 5 ja sauade 5 on natukene sihuke nagu tülide või intriigide kaart mingis mõttes, et ta võib tähendada pisikesi tagasilööke või ärritavaid sündmusi. Samas ta on nagu sihuke võitlemise või võistlemise kaart, et ta võib näidata siin mingites olukordades nagu konkurentsi. Ta ei ole meeletult kuri kaart, sest ta on sauade kaart ja sauad on alati siis siuksed aktiivsed, loovad või kirglikud. Aga ta näitab ikkagi siin siis mingit siukest nagu võistlust või keegi on kellegiga nagu võistlemas, ma ei tea, kui te ise kellegiga ei võistle, vaata, siis tihti te ei teagi, te võite kellegiga võistluses olla justkui siis teiste inimeste arvates. Aga see võib ka tähendada nagu siukest treenimist või harjutamist mingi eesmärgi poole nagu tegutsemist, et võivad olla seal nagu pisikesed tagasilöögid, aga igal juhul tasub siin ennast nagu konfliktide suhtes nagu vältida neid olukordi. Ja teise kaardina selle peale on ka siis välja anda rippuv mees või poodu, mis võib tähendada natukene nagu siukest segadustunnet. Ja võib siin toimuda palju asju korraga nagu samal ajal. Kiiresti ei tasu siin kindlasti mingeid otsuseid teha, et see on pigem siuke rahulikult läbimõeldud otsuste või valikute kaart, et see kaart hoiatab, et kui te tunnete ennast emotsionaalsena või kurvana või kurjana, et see ei ole kindlasti õige aeg vastu võtmaks neid olulisi või tähtsaid otsuseid, sest siis te võite teha mingeid valesid nagu otsuseid, et pigem tasub siin seda ümbritsevat müra ja kära nagu vältida ja rahulikult siis nagu liikuda. Samas on siin keegi tegemas ka mingit spirituaalseid avastusi, sellepärast et kolmanda kaardina on välja anda siit ülempreest rinna ja see võib tähendada just selgust teie enda sees, aga võib ka tähendada seda, et te saate midagi teada või mingi saladuse või midagi te avastate. See on siuke nagu tarolugeja energia, tarolugemised võivad väga hästi resoneeruda, võite ise olla tarolugeja, keegi siin teie olukorras võib tegeleda taroga, ma ei tea, mis see täpselt tähendab teie jaoks, aga nii on. Või siis tõesti on see siuke hästi suur nagu eneseavastuse energia, keegi võib ka avastada põhimõtteliselt mingeid spirituaalseid võimeid endas, et seda võib ka see kaart öelda. Et võimalusi on palju, samas natukene siuke salakavaluse kaart, et võib-olla peate mingis olukorras enda kavalust nagu ära kasutama. Aga täpselt ei tea, mis see siin on, selles mõttes natukene peate te ettevaatlik olema, sellepärast et teist rida alustab siis keisrikaart. Keisrikaart võib ka tähendada kokkupuudet võimuorganisatsioonidega, nii et pahandust ei tasu siin teha või kedagi petta või üle kavaldada selle kavaluse energia sealt ülempreest rinnast. Aga samas nüüd keisrikaart räägib alati 100% ka meesterahva energiast. Ta võib olla isa energia, ta võib olla siuke võimekas ülemuse energia. Keegi võib siin mingit olulist rolli teie elus mängida, mingi meesterahvas, ta võib olla vanem meesterahvas, aga ei pruugi, võib ka olla lihtsalt arukas meesterahvas, keegi võib teile mingit väga head nõu anda. Naiste puhul muidugi võib see tähendada ka siis mingit stabiilset, turvalist austajat ja partnerit. Meestele võib see tähendada seda, et on võimalik endal saavutada hästi siuke võimekas energia, et see on natuke isegi siuke kuulsuse või tuntuse energia. Muidugi jah, kui see on siuke meesterahvas, kelle järgi jookseb palju naisi, siis sauade 3-ga või sauade 5-ga võib siin tõesti mingit nagu konkurentsi olla ja ka samas meeste puhul, et kui te olete liikumas, siis ma ei tea, kas mingil karjääriredelil ülespoole või midagi sellist, siis kindlasti alati on seal siukest nagu konkurentsi selle sauade 5-ga, aga te ei tohi lasta ennast nagu tagasi hoida või ennast nagu enda teelt kõrvale suunata, sest eelviimase kaardina on siin veevalajatel väljas kaarik ja kaarik on väga võidukas ja väga edukas nagu kaart ja ta räägib just enesekindlusest ja kindlameelsest tegutsemisest enda eesmärgi nimel. Siin on must hobune ja valge hobune selle kaariku ees ja võib ka tähendada seda, et keegi võib üritada minevikust siin veevalajate ellu nagu tagasi tulla, et neid siis justkui enda teelt nagu kõrvale meelitada või nende hoogu nagu peatada. Et selles suhtes te peate siin hästi ettevaatlik ja hästi tähelepanelik olema, keda te endale lähedale lasete ja kelle nõuandeid või soovitusi te nagu kuulate, et keegi võib siin natukene üritada siukest sussa-vussat teha või meelega teile halba nõu anda, et teie hoogu siis nagu peatada, et tundub, et läheb hästi.
ja selle puhuks tuleb siit ka viimase kaardina veevalajatele välja sauade kuningas. Jällegi nüüd see kaart võib näidata teie enda energiat, võib näidata mingi teise isiku energiat, austajat, partnerit, lähedast isikut, eks ju. Sauadega muidugi on siin väga tugev seksuaalenergia, kireenergia, aga samas ka jälle see enesekindlus, sportlikkus, võib-olla kellelgi on väga hea välimus, see võib olla tõesti kütkestava kirgliku austaja kaart, siis muidugi natukene ettevaatlik olge selle seksuaalenergiaga, et võib-olla just selle seksuaalenergiaga üritab teid keegi nagu halvale teele meelitada. Et see peab jällegi olema selline asi, et te peate nagu ära tajuma, et kuna siin üleval on see ülempreest rinna, siis see ütleb, et keegi siin tajub väga hästi, mis teema ümber nagu toimub, aga lihtsalt ei tohi nagu kiirustada, et võib-olla kui te kiirustades teete mingeid otsuseid, siis teile võivad mingid asjad nagu nagu märkamata jääda, eks ju. Aga just siin see energia ongi see, et mõelge rahulikult läbi, kuhu suunas te liigute, kuidas te liigute ja siis olge enesekindel ja tegutsege. Ja see viib siin mingi sihi või eesmärgini. Ja siin sauade kuningast võib ka areneda välja see keisri energia, aga mul on siin siuke tunne, et need on kaks erinevat isikut. Ja siin võib ka olla siuke teema, et siin keisri taga on siis 100% meesterahvas, aga sauade kuninga taga võib olla mingi kütkestav kirglik naisterahvas. Et jah, meestele siis olge võib-olla ettevaatlikud, et inimesed ei oleks teiega sellepärast, mis teil on anda, vaid ikka sellepärast, kes te ise olete. Ja naiste puhul siis olge ettevaatlik, et keegi ei üritaks ainult füüsilise kontakti eesmärgiga teie suunas nagu liikuda. Nii et see oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti kasutage Kuutaro 369 kodulehte, arvutage välja enda astroloogilised märgid, numeroloogilised märgid või numbrid. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele ning vaatame siis üle, mida on siin lähitulevikus tulemas teie suunas ja mis on siit tulemas kala tähtkuju suunas. Mis on tulemas siin kala tähtkuju suunas? Väga huvitav, mis on tulemas kala tähtkuju suunas. Mis on tulemas kala tähtkuju suunas? Mis on tulemas kala tähtkuju suunas? Mis on tulemas kala tähtkuju suunas? Mis on tulemas? Ja on tulemas lisakaart, ainukene tähtkuju, kes tänases lugemises saab lisakaardi, kuna niimoodi see kaart siit lõpust nagu välja kukkus. Ja muidugi esimese kaardina oli siin kaladel kohe õnneratta kaart väljas. Õnneratta kaart on siuke kaart, mis ütleb, et ärge jääge liialt kauaks ühe koha peale nagu seisma või unistama või ootama, et keegi teie eest midagi ära teeb, vaid pigem see kaart ütleb, et tuleb endal nagu tegutseda, et kui te ise tegutsete, siis tuleb teie poole ka uusi võimalusi, uusi valikuid. Õnneratas käib nagu nii üles-alla, eks ju, või ringi ratast, et meil on tõusud ja mõõnad, aga igal juhul see kaart soovitab siis keskenduda positiivsusele ja tegutsemisele eesmärkide nimel. Nüüd muidugi teise kaardina on siit kohe väljas ka narri kaart ja narri kaart on kõige esimene kaart taropakis numbriga 0 ja alati ta tähendab siis uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, võib-olla ka uusi inimesi. Hästi kerge ja murevaba energia, mis ütleb, et minge vooluga kaasa. Küll aga see kaart natukene ka nagu hoiatab, et te paneksite tähele, mis toimub teie ümber ja et te ei teeks ise mingeid rumalaid otsuseid või valikuid. Et igal juhul, kui te olete piisavalt tähelepanelik, ei ole vaja siin liigselt palju midagi karta. Nüüd kolmanda kaardina on kalade suunas tulemas karikate rüütli energia. Rüütlid võivad olla tihti nagu siuksed austaja-kaardid, aga nad alati ei pea olema. Et see kaart võib ka tähendada seda, et te tunnete ennast hästi spirituaalsena, emotsionaalsena või romantilisena. Küll aga rüütlid ikkagi on ka austaja-kaardid ja see võib tähendada, et siin mingi romantiline või emotsionaalne austaja võib teie suunas nagu liikuda. Keegi võib kutsuda teid kohtingule, keegi võib saata teile mingi kirja või mingi teksti või tänapäeval on see nutimaailm, eks ju, et mingi netisuhtlust võib see siin ka tähendada. Nüüd aga kolmanda kaardina või tähendab neljanda kaardina, teise ja esimese kaardina on välja anda siin sauade 8 siis ja sauade 8 on hästi kiirete arengute kaart või positiivsete uudiste kaart. See kaart on hästi liikuv nende sauadega, aktiivsus, loovus, kirglikkus, eks ju, ja võib see tähendada kellegile ka mingit kolimist või reisimist või mingit asukoha muudatust ja see võib kaasa tuua mingid meeletult kiired arengud ja ka keegi võib reisides või asukohta muutes tutvuda siis mingi uue romantilise
romantilise austajaga põhimõtteliselt, mulle tundub. Küll nüüd aga tasub olla valmis, sellepärast et peale Sauade 8 tuleb ka välja torn. Ja Sauade 8 ja torni energia on tegelikult hästi sarnane, sest mõlemad kaardid ongi siis hästi järsud või hästi kiired. Küll nüüd aga torn tähendab maailma kokkuvarisemist, mingite olukordade lõppemist, aga iga asja lõpp on samas ka uue asja algus, et siin liigselt palju ei tasu nagu karta, et tornikaart ütleb lihtsalt seda, et olge valmis tegutsema. Et kui teie elus juhtub mingi teatud sündmus või olukord, siis te peate teadma, kuhu suunas te liigute. Ja kui te teate, kuhu suunas te liigute, siis ei ole vaja siin liigselt palju midagi nagu karta. Et mõnikord võib universum lõpetada ka meie elus ära olukorrad, millest me peaksime laskma lahti, aga me ise ei oska. Nüüd aga eelviimase kaardina on kaladel väljas ka karikate 3 ja karikate 3 on hästi positiivne siuke sõprussidemete kaart. Ta tähendab pidustusi ja tähistamisi ja ta võib siin ka öelda nagu seda, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus te võite tutvuda mingite uute ja huvitavate inimestega. Võivad need siis olla uued sõprussidemed, aga kindlasti on seal ka see romantika võimalus olemas, sest siin üleval ikkagi on see karikate rüütel, eks ju. Aga kindlasti pigem panustada siis aega positiivsete sõpradega nagu aja veetmisele. Ja nüüd viimase kaardina, kalad, on teile välja anda ka karikate 7. Karikate 7 on suurte ootuste kaart ja lootuste kaart, eks ju. Ja selles kaardis on mitmeid erinevaid võimalusi ja valikuid. Küll nüüd aga see kaart nagu hoiatab, et ei teeks justkui sama rumalat valikut, nagu te tegite minevikus. Ma ei tea, mis see rumal viga oli, aga igal juhul see kaart nagu hoiatab, et ei kordaks mineviku tsüklit. Et te peate tegema hästi hoolikalt ja läbimõeldult mingi otsuse või valiku, liigselt palju ei tasu siin nagu kiirustada. Aga kui te olete piisavalt hästi teinud läbi enda sisetöö ja enda mineviku osas, siis mulle tundub, et ei ole vaja siin midagi nagu liigselt palju karta, sest narri kaart ikkagi ütles, et kui te olete piisavalt hoolikas, siis tuleb minna lihtsalt vooluga kaasa ja tõesti on siin mingid väga kiired muutused ja see romantika karikate rüütel on ka päris huvitav. Nii et kui soovite veel rohkem teada, siis minge kuutaro369.ee minu kodulehele, kasutage seal tasuta äppi, saate seal arvutada enda numbreid, tähtkujusid ja sobivust ja nii edasi, nii edasi. Nii et kalad, selleks korraks oli meeldiv ning kohtume varsti taas.